Tere, mina olen Krista Muleno, Eesti NATO ühingu juhatuse esimees ja küberkaitse digiõpiku projektijuht. Kõik saab alguse koolist, nii ka minu puhul. Nimelt, 1992. aastal alustasin oma IT-alaseid õpinguid just siit, Tallinna 21. koolist ja saadud teadmised on olnud mulle väga vajalikud hilisemates õpingutes ja ka töökohtades. Tere! Mina olen Mirel Merirand. Mis on küber? Tihti jääb see mõiste arusaamatuks ja arvatakse, et mind see ei puuduta. Kuid kui sul on Smart ID, sul on internetipank, kui sul on kodus seadmed, mis töötavad läbi võrgu, siis see juba puudutabki sind. Mis mõttes? Jälle! Arvad, et sinu telefoni pole veel sisse murtud? See on sinu valik, kas näha tõde või elada teadmatuses. Küberturvalisuse valdkond muutub aasta-aastalt üha järjest tähtsamaks. Üha enam andmelekkeid tuleb avalikuks ning inimeste privaatsed isikuandmed lekivad internetti. Ma siiski arvan, et on andmeid, mis võiks jääda meie endi kontrolli alla. Seepärast olen valinud valdkonna, mis võimaldab mind täiendada pidevalt IT-alaselt ning teha ratsionaalseid otsuseid küberruumis. Erinevad võistlused on justkui seega ulmefilmidest, kus tuleb kiiresti arvuti ära häkkida, kellegi andmed ära varastada või matemaatiline probleem ära lahendada. Tulevik on arvutid. Arvutid on inimeste loogika, mis sageli eksib. Meie töö on leida see loogika viga ning parandada see enne, kui see kurjategijate poolt rahaks tehakse. Mõte hakata gümnaasiumis õpetama küberkaitset tekkis koolis aastal 2015, kui ühe laua taha istusid maha kooli juhtkond ja Kaitseliidu esindajad. Keegi käis välja idee, miks mitte rääkida lastele droonidest ja küberkaitsest. Kool sai sellest nii palju innustust, et 2015-16 õppeaastal avati koolis küberkaitse õppesuund. Ja seda kõike tänu headele koostööpartneritele Eesti NATO ühingule, Kaitseliidu küberkaitseüksusele, TTÜ-le ja paljudele välislektoritele, kes on selle suunatööle hästi palju kaasa aidanud. Õppimine on huvitav, sest meil on palju praktilisi tegemisi. Me seadistame ruutereid, ehitame droone, roboteid ja programmeerime neid. Meil võimaldatakse põnevaid õppekäike kohtadesse, kuhu tavakodanikel puudub ligipääs. Näiteks nagu E-Estonia showroom ja NATO küberkaitsekeskus. Õppides küberkaitset avanevad sul uued võimalused ja tulevikutöökohad. Nimelt lähiaastatel on loomisel üle 3,5 miljoni töökoha üle maailma, mis kõik on seotud küberkaitse valdkonnaga. Nii et vali gümnaasiumis küberkaitse valikkursus ja saa osa põnevast innovaatilisest elust.